2026. aasta 5. veebruari pärastlõunal reageerisid šerifi asetäitjad meditsiinilisele hädaolukorrale vaikses Tennessee naabruskonnas, kuid sattusid sündmuskohale, mis muutus kiiresti mõrva uurimiseks. Selles majas oli mees nimega Teron Lee, endine NFL-i liinikaitsja. Spordis on lugusid, mis järgivad tuttavat kaarekuju, on tõus, võitlus ja seejärel hääbumine unustusse. Ja mõnda aega paistis, et Lee lugu võib olla üks neist. Andekas sportlane, kelle profikarjäär ei vastanud kunagi päriselt tema ülikoolipäevade lubadustele. Aga täna on see lugu võtnud palju tumedama pöörde, sest Teron Lee ei ole lihtsalt endine jalgpallur, kelle karjäär ei õnnestunud. Ta on mees, kes istub trellide taga ja keda süüdistatakse esimese astme mõrvas. Kuidas saab keegi minna NFL-is pühapäeviti mängimisest sellise jõhkra kuriteo süüdistusteni vaid 10 aastat hiljem? Selle mõistmiseks peame minema tagasi algusesse. Sukeldume sellesse. Ma olin Elite 100-il. Kas nii seda nimetatakse? Elite 100 toimub Indianas. Ja ma võitsin kiirema mehe tiitli. Ma olin maailma kiireim mees. Ja ma ei unusta seda kunagi. Mul oli suurepärane päev, aga ma olin seal kõige kiirem mees. See oli omamoodi irooniline, sest ma olen nüüd üsna kiire mees. Mul on lugematu arv mälestusi, aga seda mäletan ma kindlasti. Teron Lee kasvas üles New Albanis, Ohio's. Juba varakult oli selge, et tal on midagi erilist. Ta sai silmapaistvaks jalgpalluriks New Albani keskkoolis ning talle tehti pakkumisi Boston College'ilt, Duke'ilt, Illinois'ilt, Purdue'ilt ja Minnesotalt. Ta otsustas jääda kodukohta ja mängida Ohio State'i eest. Seal arenes temast üks riigi dünaamilisemaid kaitsemängijaid. Tema ülikooli karjäär saavutas haripunkti 2015 aasta Sugar Bowlil kolledži jalgpalli play-offi poolfinaalis Alabama vastu. 7 taklamist ja 2 sakki tõid Leele selle mängu kaitse MVP tiitli. See oli märgiline esitus, mis andis kogu jalgpallimaailmale teada, et ta on läbi löönud. 11 päeva hiljem võitsid Buckeyes Oregoni vastu üleriigilise meistritiitli. Rahvusliku meistritiitli sõrmus sõrmes otsustas Lee Ohio State'ist varakult lahkuda ja teatas, et osaleb 2016. aasta NFL draftis. Järgmiseks etapiks oli NFL Combine, nädalapikkune hindamine, kus mängijad läbivad füüsilised testid, arstlikud läbivaatused ja meeskondade intervjuud. Lee avaldas skautidele muljet, joostes 40 jardi jooksuajaga 4,43 sekundit. See on märkimisväärne kiirus kaitsemängija kohta ja kiirem kui paljudel NFL-i püüdmängijatel. New York Jetsi meeskond valis ta esimeses voorus 20. valikuna ja sõlmis temaga 4-aastase lepingu, mille väärtus on umbes $10,28 miljonit garanteeritult. See hetk jõudis kätte, kas sul tekkis see tunne, kui sa istusid green roomis ja ootasid, et sinu nimi välja hüütakse, et mees, ma olen kaugele jõudnud? Absoluutselt. Sa näed, kuidas mõned kutid valitakse ja sa näed, kuidas Joy ja Zeke valitakse. Just siis jõudis see mulle päriselt kohale. Ma mõtlen, et tead, su unistused on tõesti kohe täitumas ja kogu su raske töö hakkab vilja kandma. Ja tead, ma ei suudagi seda vahe sõnadesse panna, aga kui ma selle kõne sain, see oli lihtsalt uskumatu. Aga tema esimene aasta polnud sugugi muljetavaldav. Tegelikult hindas analüütikafirma Pro Football Focus teda liiga kõige madalama hindega uustulnuk linebackeriks. Järgmisel aastal hindas see sama firma teda 88 kvalifitseerunud linebackeri seas 87 kohale. 2018. aastal peatati ta 4 mänguks keelatud ainete tarvitamise eest. Kokku mängis ta Jetsis 64 mängust 43, kogudes 4 säki, 3 vaheltlõiget ja 241 taklat. Hiljem mängis Lee mitmes meeskonnas, sealhulgas Kansas City Chiefsis. Kuigi ta kuulus organisatsiooni 2019. aasta meistritiitli hooajal, ei mänginud ta play-offis, kuid sai siiski Super Bowli sõrmuse. Tema karjäär lõppes 2021 aastal pärast lühikesi perioode Buffalos ja Las Vegases. Vaatamata varajastele ootustele ei pääsenud ta kunagi Pro Bowli, ei võitnud suuri auhindu ega lõpetanud üheski statistilises kategoorias liiga tippude seas. Kuid pärast tema jalgpallikarjääri lõppu hakkas Lee nimi taas pealkirjadesse ilmuma.
Mitte jalgpalli pärast, vaid millegi palju muret tekitavama pärast. Aastaks 2026 ei mänginud Lee enam NFL-is ja elas üürikodus Ottavas Tennessee osariigis, otse Chattanooga lähedal. Umbes sel ajal oli tal suhe naisega, kelle nimi oli Gabriella Carvalho Perpetuo. Täpselt kuidas nad kohtusid, pole avalikult teada, kuid veebruari alguseks olid nad Ottava kodus koos olnud juba 10 päeva. Gabriella, keda pere ja sõbrad kutsusid Bellaks, oli 29-aastane naine täis soojust ja ambitsiooni. Tema vanemad kirjeldasid teda kui inimest, kes sai kõigiga hästi läbi ja kelle jaoks polnud võõraid olemas. Bello kasvas üles Massachusettsis ja kui ta oli 15-aastane, kolis tema pere Floridasse, kus ta lõpuks ka juured alla pani. Hiljem, noore naisena, kolis ta New Yorki, et teha karjääri kliinilise ajakirjanduse vallas, olles võlutud meditsiinimaailma lugude jutustamise võimalusest. Kuid aja jooksul tema kutsumus muutus. Ta mõistis, et tegelikult tahtis olla patsientidega samas ruumis, mitte neist väljaspoolt kirjutada. Nii astus ta kolledžiõendus erialale selge eesmärgiga hoolitseda vastsündinute eest nende elu kõige hapramatel tundidel. Ta oli kaastundlik, sihikindel ja vaid 3 kuu kaugusel lõpetamisest. Kuid 2026 aasta veebruaris katkes see tuleviku ootamatult. Umbes kell 13.35 veebruaril tuli 911 kõne Teron Lee kodust Snowcone Way tänaval Ottavas. Lee ütles dispetšerile, et tema tüdruksõber ei hinga ja et elustamine on käimas. Kõne suunati šerifi asetäitjatele kui meditsiiniline hädaolukord. Kuid kui politseinikud koju jõudsid, rääkis sündmuspaik hoopis teissugust lugu. Šerifi asetäitjad leidsid Bella elutoa põrandalt teadusetuna lamamas, teda ravisid juba sündmuskohal kiirabitöötajad. Tal olid nähtavad vigastused, mis tekitasid kohe kahtlusi. Lee selgitus oli otsekohene. Ta ütles, et ärkas unest ja leidis Bella teadusetuna diivanilt. Kui politseinikud majas ringi liikusid, süvendasid nende tähelepanekud kahtlasi veelgi. Sissemurdmise märke polnud. Köögis oli purustatud klaasi laiali. Majast leiti verd mitmest kohast. Seintelt, põrandatelt ja isegi trepilt. Ja koristustarbed olid jäetud kohtadesse, millel polnud mingit praktilist mõtet, mis andis võimudele alust arvata, et keegi oli hiljuti püüdnud midagi ära koristada. Ma ei tea, mul pole ainugi. Aitäh, ma olin lihtsalt üleval korrusel. Ma ei tea. Ma ei tea. Kus ta elab? Ma ei tea. Mulle meeldib. Kus see minu abi? Ei, me peame, kus see abi? Ma tean. Ma ei tea. Ja. Ma ei... Ma ei tea. Ma ei tea. Ma ei tea, me läheme siit minema, eks. 3, olgu, härra. Ei, söö läheb käima. Ma võin niisamalle, ma tulen siin vaatama. Sobib? Sobib. Olgu. Aitäh, et ei ole seda siin. Kas paarimisel? Kui šerifi asetäitjad arvestasid verehulka ja seda, kust see leiti, ei vastanud see Lee sündmuste versioonile. Ta ei paistnud olevat mees, kes oli lihtsalt ärganud ja leidnud oma tüdruksõbra reageerimatuna. Ja siis oli veel Lee ise. Politseinikud kirjeldasid teda kui paanikas, närvilist ja võimetut selgelt seletada, mis majas juhtus. Sel hetkel soovisid šerifi asetäitjad Teron Leelt selgitusi. Mille? Kõik teavad, lähme paremale poole räägime, kui nemad. Mis siis toimus?
Sa ütlesid, et olid seal üleval ja magasid. jah, ma magasin. Okei. Aga miks tema siis ei tea, mida me nägime? Ma ei tea. Ma ütlesin talle, et ta duši all käima. Ja kõik, ma olin täiesti läbi. Umbes selle päev ma olin seal, ma ei tea. Okei. Mis toimub? Me lasime duši jooksma, sest jätsime akna lahti. Ja kui see juhtus, kütsime maja uuesti soojaks. See nagu plahvatas. Nii et ma lihtsalt poristasin seda ära. See oli enne, kui ma magama jäin. Okei. Ma arvasin, et ta tuleb alla ja lõpetab selle nende vanemate juurest ära. Aga siis tulin ma tagasi alla ja siis juhtuski see. Kas tema on kõik korras? Okei, sõidite siis tsiviilasja. Üle aken oli lahti, nii et maja pilgus läbi. Jah, ma ütlesin, et tema hoidis seda lahti ja nii see lihtsalt juhtuski. Aga minu jaoks oli lihtsalt nii, et kui sa akna kinni paned, siis pane ka küte sisse. Jah, lihtsalt või midagi sellist, see ongi kõik. See ongi kõik. Kas sul on kõik korras? Nad töötavad selle kannal ikka veel. Mis on perekonna nimi? Perpetual. I spell that P-E-R P-E-T. Mis on eesnimi? Gabriel. G-A-B-R-I-E. Okei. Nii et sul on kõik korras. Okei. Ja 19, 1996. Ma ei tea seda, aga mida ma tean on see, et see oli nagu eelmisel nädalal meie teise keskkooli aastal. Tal on nagu oma vannitoomet. Ma tean, et ta on selline, sest ma tabasin enda samamoodi käitumas, see oli nagu minu vasaku poole plahvatus. Aga ma ei tea, mis juhtub, kui ta tegelikult võtab pikki duše, nagu tõesti pikki duše ja mul ei ole sellega absoluutselt mingit probleemi. See on hea süüdistus. Annan sulle siin kohe väikese näitliku etteaste. Ma baby! Ma näen seda õllide mõistatust. Oi jumal. Mida sa otsid? Ma otsin koaki. Ma saan selle eest neid tasu võtta. Jeesus, kas sul on lapsed koolis? Meil on lapsed? Ei ole ära. Tead, ma olen lapsed, ma pean sulle ütlema, et tulista otse bussid mõni laps maha või midagi sellist. Mulle ei ole. Oh jumal, ma ei tea, ma ei tea, Scott Pakas, ma ei tea. Ma ei tea, mis ta rase, ma ei tea, ta üritab rasestuda. Kas ta võttis ravimeid? Ei. Sain aru. Millal sa viimati nägid Gabrielat? Jah. Millal sa viimati teda nägid enne, kui sa ta niimoodi leidsid? Hei. Kas ma pean oma partneri edasi saatma? Hei, ma lihtsalt võtan Viki ammud läbi ja teen selle sinu eest ära. Ma teen ainult selle noolega. Ei, see on parem.
Kuule, ma ei teaks, sest ma vaatasin neid väikseid palle, mis tal olid, neid väikseid künkapalle, mis tal seal üleval on. See on, ma ei tea, ma isegi ei tea, et need on, ta hoiab neid oma selja peal, ta hoiab seda oma selja peal. Kas sa nägid teda selle? Palun räägi meile, et me hoiame siin kursis sellega. Ei, seda ma ütlengi. Oh, jumal küll. Kui kaua see kestis? Oota, mis siis... Mis ma võidan, ärkasin üles ja tema juba lammas diivani. Ta juba lammas diivani, kui ma alla tulin. Aga enne seda ma ei tea, kas ta läks üles või alla, ma ei tea seda ma ütlen. Ja siis ma tulin alla ja tema lammas diivanil minu tütre poolel. Ja siis ma mõtlen, et hei, ma olen üsna palju nagu mina ise. Ja ta ei öelnud midagi, selle pärast ma kohe kutsusin teda. Ma mõtlen, mis toimub. Ma ärkan üles, mis kurat juhtus. Ma olin täiesti unnevajunud. Ma magasin kaua. Ma üritasin aru saada, ma ei tea, mis juhtus. Kas ta veritseb? Mis toimub, kas ta veritseb? Oligi või? Jah. Tegelikult ma just praegu ei näinud teda. Oh, ma ei tea, mida teha, ma ei tea. Nii et, mis siis on... Keegi veritses, sest verivooles peale tekki alla. Jah, just nii. See oli ilmselt tema. Kui sa poodi tagasi vaatad, ma ei tea, kas seal on kohe raamat olemas. Ma ei tea, kas ta magas rahva seas või üritas alla minna. Ma ei kuulnud seda. Tegelikult ei kuule eriti midagi. Kas te magate eraldi tubades? Jah, me näeme magamistuppa 3. numbri lõppu. Ma ei tea, kas ta, kui ta siia tuli tundis, et mul polnud aigu nii. Nagu mis? Nad pole temaga veel lõpetanud. He just got to made a comment about, I don't know if she died there. I think she died in the shower downstairs. There's blood and handprints and bloody handprints on the walls of the show. Just they're very called it. Just do it on the right side. No one check. Just hang them in a car or something. It's a great control. Just be seriously, I want to work this, yeah. Nii et mis siis, et kuulda. Olgu, millal sa temaga viimati tegelikult rääkisid? Ta rääkis sinust. Ma rääkisin sinuga eile õhtul. Nii et temaga. Ma arvan, et sa oled kogu aeg siin olnud. Oh ei, Brandon ei liigu. Mida sa mõeldud? Ma rääkisin protsessist ja see on see, mis juhtus, aga see oleks nii palju. Ta oli temast eemal. Jah, ta oli ikka veel temast eemal. Ja siis ma tulin tagasi ja oli nagu ära. Me paneme ta autosse ja me saame siit välja. Hästi. Me peame inimesed välja looma. Lee peeti kinni, kuni võimud sündmuskohta uurisid. Kohtuekspertiisi tehnikud kasutasid kemikaali nimega Blue Star, mis on sarnane luminooliga. See test näitas, et mitmest kodupiirkonnast oli veri puhastatud, mis viitab sellele, et keegi oli üritanud tõendeid varjata. Täiendavad verejöljed ilmusid kogu majas ja isegi garaažis asuva sõiduki sees, mis viitab sellele, et vägivald võis olla toimunud mitmes ruumis. Ühes toas paljastas Blue Stari reaktsioon midagi eriti häirivat. Inimese käejäljed olid vaipa vajutatud. Uurijad märkisid hiljem, et jäljed näisid viitavad sellele, et keegi surus käed vastu põrandat, justkui püüdes end üles tõugata või minema roomata. Selle video tegemise ajal ei ole võimud avalikult kinnitanud, kellele need käejäljed kuuluvad. Politsei vandetunnistuse kohaselt olid Lee'l endalgi füüsilise võitluse jäljed. Uurijad dokumenteerisid vigastused tema näol, kätel ja rinnal. Verd leiti ka tema mobiiltelefoni ümbrisest.
tema telefon ja riided võeti tõenditena ära. uurijad dokumenteerisid Bella kehal midagi väga häirivat. Tema kõhul oli haav, mis vastas torkehaavale. Tal olid tõsised verevalumid peas ja silmade ümbruses ning tal oli kael murtud. Verevalumid katsid tema käsivarsi ja torsot ning võib-olla kõige jahmatavam oli see, et tema õnalt leiti inimese hammustusele viitav jälg. Tema keha viidi Hamiltoni maakonna kohtuekspertiisi keskusesse, kus tehti lahkamine. Järeldati, et Bella suri peatrauma tagajärjel, mis oli põhjustatud nüüri esemega löögist. Ta oli 29-aastane. Lõpetamiseni oli tal jäänud 3 kuud. Tal oli kogu elu ees. Kohtuekspertiisi tõendid kuhjusid ja uurijad olid näinud küllalt. Lee võeti sündmuskohal vahi alla ja arreteeriti hiljem samal päeval. Talle esitati süüdistus esimese astme mõrvas ja tõenditega manipuleerimises. Kautsioonist keelduti. Äge lugu ei alanud selles majas Tennessee's. Tegelikult ulatusid Duran Lee vastu esitatud vägivalla süüdistused aastaid tagasi. Kui uurijad uurisid Lee minevikku, said nad teada, et oli aktiivsel kriminaalhooldusel 2 osariigis, Floridas ja Ohios. 2017 aastal oma teisel hooajal New York Jetsi meeskonnas esitas üks naine New Jersey's hagi, väites, et Lee oli teda sama aasta alguses ühel kodupeol rünnanud. Ta eitas süüdistusi ja hagi jäeti hiljem läbi vaatamata. 2023 aasta aprillis esitati Leele süüdistus perevägivallas ja kallaletungis, mis tulenes 2 erinevast juhtumist. Üks juhtus 2022 aasta oktoobris, teine 2023 aasta aprillis. 2023 aasta juhtum puudutas Lee enda ema. Dublini Ohio politsei sõnul jooksis üks tunnistaja karjate peale trepist ülesse ja leidis Lee tema peal, rusikas tõstetud. Tunnistaja tõmbas ta eemale. Lee ema ütles hiljem politseinikele, et oli ta vastu seina lükanud, maha paisanud ja korduvalt näkku löönud. Lee tunnistas lõpuks 2025 aastal end süüdi kergemas süüdistuses, kallanetungi katses. Ta sai 90-päevase vanglakoristuse, millest 88 päeva peatati, mis tähendab, et ta veetis vanglas umbes 2 päeva. Talle määrati katseaeg kuni 2027 aasta veebruarini. 2022 aasta juhtum puudutas teist naist, kes ütles politseile, et Lee viskas telefoni, mis tabas teda pähe nii tugevalt, et tema kõrv hakkas veritsema. Raportis kirjeldati ka, kuidas Lee haaras tal kõrist, samal ajal kui ta lõi patte tema pea kõrval, jättes tema kaelale nähtavad punased jäljed. Muster hakkas selgelt kujunema ja uurijad viitasid sellele varasemale taustale hiljem Lee eelkuulamisel. Hästi, arutamisel on asi number 2, 1 6151, esimese astme mõrv, toimiku number 2, 1 6152, tõendite rikkumine või fabritseerimine eelkuulamiseks. Märtsi alguses oli Lee kohtus oma eelkuulamisel, mille käigus uurijad avandasid väga häiriva üksikasja. Pärast andmete allalaadimist Lee telefonist said detektiivid teada, et Lee oli päev enne 911 kõnet küsinud ChatGPTilt nõu konkreetsete vigastuste ja politsei sekkumise kohta. Kas ChatGPT näis andnud selle vestluse jooksul Harari ja nõuandeid? Mida sa ütled? See on Sander Leelt ChatGPTile. Hei Alli, millised on vannitoas või duši all libisemisest või kukkumisest saadud vigastuste füüsilised tunnused? Kas see on 4. veebruaril? 4. veebruaril 2026 kell 11.49. Jah, mis sa teadis? Kas selles erimeelsuses reageerita millelegi, millele ChatGPT oli vastanud? Jah. Kas sa mäletad, mis see oli? Libisemine või kukkumine, ta heristab kirjastajatele, vähemalt nii on kirjas. Ta vastab tagasi, torkab elulepinguid, tuleb ja lööb kõike.
ChatGPT vastab tema küsimustele? Jaa. See ütleb, et jah, see võib juhtuda, aga need on olulised vead, mida teha. Kas libisemine või kukkumine võib põhjustada vigastusi, näiteks lõikehaavu? Jah, see juhtub tavaliselt kindlates tingimustes. Kuidas see välja näeks? Väikesed põlle torkehaavad, haavade moodi, ümmargused või ovaalsed. Alguses minimaalne verejooks, hiljem tekib turse, näeb välja nagu torgehaav, kuigi see polnud nuga. Ja teie teadmiste põhjal, kui vaadata sõnumeid tervikuna, mitte ainult üksikuid lõite, kas see sarnaneb vestlusele, mida härra Lee peab ChatGPT-ga 4. ja 5. kuupäeval? Jaa. Kas te mäletate, kas 5. veebruari nägite sõnumeid, kus härra Lee küsib ChatGPT numbrile 911 helistamise kohta? Jaa. Kas te mäletate nende sõnumite sisu? Ta kordas pidevalt, et tahab helistada numbrile 911, aga tahab veenduda, et see on. Kirjagi küsimus, mitte võrdsi. Siin on meil ChatGPT vestluse alumine osa. Kas sa näed, kus on kirjas, kui soovid, ütle mulle seda? Jaa. Kas see juhtub sageli nendes ChatGPT sõnumites, kus ChatGPT esitab rohkem küsimusi või küsid põhimõtteliselt järelküsimuse? Jah, okei. Ja nii, et nagu sa näed, chat, paranda mind, kui ma eksin, ChatGPT ütleb, jah, kukkumisel võivad põhjustada torke või rebimishaavu. Need ei näe tavaliselt välja nagu puhtad noahaavad. Kontekst vigastuse mustri ümber on olulisem kui auk ise. Ja siis ütleb see, kui soovid, ütle mulle, kus kehal, mitu torgehaava, sügavus ja suurus, millised esemed olid läheduses. Ma saan aidata sul kontrollida, kas see klapib. Ma arvan, et see ütleb, lase mul kontrollida. Kas see vastab libisemisele ja kukkumisele või on see midagi, mida tuleks hinnata? Kas see on taas sarnane teistele sõnumitele härra Lee ja ChatGPT vahel? Jaa. Ja mida ütleb härra Lee? Tema vastus on jah, keskkoht, sees, puus. Kas te mäletate, kas Breili või Peetur olid vigastused tema kõhu või puusa külje ümber? Jah. Mis need olid? Seal oli torkehaav ja siis tema puus, ma ei tea, kas oli rattadetail ja samuti torkehaav tema reiel. ChatGPT ütleb jälle, et kui soovid, võid mulle öelda. Kas ChatGPT küsib temalt jälle rohkem infot? Jaa. Olgu, jah, kas sa näed seda? Xander Lee omanik ütleb, jah, 2 torgehaava all on sinikas. Jaa. Härra Lee, selles sõnumis öeldakse, et mõlemad tema silmad on paistes. Küsimärk, mis kuupäev see on? See on 4. veebruar 2026 kell 11.64.49. Järgmine sõnum ChatGPT-t ütleb, okei, pane naljad pooleks sekundiks pausile, sest mõlemad silmad võivad tõesti olla paistes kukkumise tõttu, aga see on juba asi, mida tuleks kontrollida, mitte lihtsalt mees ISIS. Kas sa mäletad, milline sõnum härra Liit võis või võinud põhjustada seda, et ChatGPT käskis tal naljatamise lõpetada? Ma ei tea, ma ei oska kindlalt öelda, milline see oli. Need naljad tulid millestki, ei mäleta. Kas sa tead, mida LOL tähendab? Jah. Kas sa tead, mida LMAO tähendab? Jah. Mida tähendab LMAO? Mida tähendab LOL? Kas härra Lee kasutab sellel ajavahenikul oma sõnumites, mis puudutavad kellegi vigastusi, väljendeid LMAO või LOL? Jah. Ma usun, et see on viimane. Mis kuupäev sellel on? Siin on kirjas 242 026 kell 12.33. Ta ütleb, et Xander Lee, omanik, ütleb, et ta ajas verelt igale puure. Kas see on õige? Jah. Pärast istungit leidis kohtunik, et on olemas piisav alus ja andis juhtumi edasi suuržüriile. Kui süüdistus esitatakse, ootab Reed Hamiltoni maakonnas ees täiemahuline kriminaalprotsess, kus žürii otsustab lõpuks tema süü või süütuse.
praegu jääb Liid vahi alla ilma kautsionita, kuni õigusalane protsess jätkub. Kui Liid mõistetakse Tennessee osariigis esimese astme mõrvas süüdi, võib teda oodata 3 võimalikku karistust. Surmaanuhtlus, eluaegne vangistus ilma tingimisi vabastamiseta või eluaegne vangistus võimalusega tingimisi vabastamiseks, kuid isegi sel juhul tuleks vanglas veeta vähemalt 51 aastat. Kui kriminaalasi liigub edasi, on Bella perekond samuti astunud omapoolseid õiguslikke samme. Nad esitasid Lee vastu tsiviilhagi, pidades teda vastutavaks Gabriella surma eest ja nõudes rahalist hüvitist. Tsiviilasi toimib veidi teisiti kui kriminaalasi. See ei nõua, et süü tõendataks väljaspool põhjendatud kahtlust, mis on palju raskem tõendamisstandard. Selle asemel kehtib seal madalam tõendamisstandard, mis tähendab, et asi võib edasi liikuda omaenda ajakava järgi, sõltumata sellest, mis toimub kriminaalkohtu. Sellel lool on versioon, mis algab ja lõpeb jalgpalliga, palju töötava karjääriga, mis ei jõudnud kunagi oma tippu, mängijaga, kes jõudis NFL-i, kuid ei saanud kunagi laiemalt tuntuks. See loo versioon on pettumust valmistav, kuid mitte haruldane. Paljud esimeses ringis valitud mängijad ei saa neist tähtedest, kelleks nende draftipositsioon neid ennustas. Aga see ei ole lugu, mida me selles videos räägime. Selles videos räägime Bella loost, noorest naisest, kes kolis teisele poole riiki, et järgida oma unistust hoolitseda vastsündinute eest ja oli vaid mõne kuu kaugusel sellest, et oma diplom käes hoida. Naine, kes igaühe sõnul pani enda ümber olevad inimesed tundma, et neid märgatakse ja nad on teretulnud. Ja me räägime loo sellest, kuidas tema elu lõppes enneaegselt üürikodus, kus ta oli elanud vaid mõned nädalad. Kuna õiguslikud menetlused Teron Lee vastu jätkuvad, pannakse kohtusaalis endiselt kokku täielikku pilti sellest, mis juhtus tol veebruarikuu pärastlõunal Ottawast Tennessee osariigis. Mida me teame, on järgmine. Üks paljutootav elu võeti liiga vara ja mees, kellele kunagi pühapäeviti täisstaadiumitel kaasa elati, istub nüüd iga päev trellide taga süüdistatuna selle lõpetamises.